Tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie augustikuu ülevaade. Nii, kaardid hüppavad siin ise. Aga kaalud võiksid sel kuul puhata ja mängida. Ehk siis, kui teil satub olema puhkuse aeg, minge puhkuse ajal väliüritustele kuhugi, mis eristab teid sellest rutiinist, et ei oleks puhkuse ajal niisama tavaolukordades, tavalistes nii-öelda kodustes olukordades. Need asjad ei jookse kuhugi, te jõuate neid lahendada, te jõuate nende asjadega tegeleda ka siis, kui te olete iseennast nüüd laadinud ja puhanud. Seda enam siis on teil rohkem nii-öelda jõudu selle kõigega tegeleda. Liikuge palju, tekitage endale võimalusi kas siis trenni teha või siis lihtsalt jalutada. Ehk siis füüsilist liikumist oleks hädasti tarvis lisaks sellele, mida te just nagu oma rutiinis või igapäeva olukordades teete. Nüüd need kaksikud, kellel ei ole mitte kaksikud, kaalud. Need kaalud, kellel ei ole puhkust ette nähtud sel kuul või siis kes ei ole planeerinud puhkust, sellegipoolest, kui on päevatööd tehtud nii tööl kui kodus, siis meil on õhtud ilusad, pikad ja valged praegu. Leidke õhtuti võimalus enda jaoks ja kas või koos sõpradega, koos lähedastega luua mingisuguseid väljundeid, üheskoos midagi teha, minna kuhugi, ehk siis teisisõnu ikkagi liikuda ja olla väljas sellest rutiinist. See tagab teile selle, et teie kodune rutiin, samuti ka töörutiin pigem ei tundu enam nii koormava ja rutiinina ning nende jalutuskäikude ajal või nende nii-öelda vaba aja tegevuste ajal on teil võimalik siis kaaluda ehk siis tunnetada ja üritada vahet leida sellel, mis teil on väliste mõjude tagajärjel tekkinud mõtted ja plaanid ja mis on teie enda plaanid, ehk siis iseendas luua seda kahe jalaga maa peal olemist, mida teil on vahetevahel tarvis. Ja kodus ärge tekitage kodustes inimestes ja oma lähedastes hierarhiat, kus keegi on kõrgemal ja keegi on madalamal positsioonil. Ehk siis üritage kõik ühele tasandile luua, et me oleme kõik võrdsed, mida me ju ka tegelikult oleme. Kõik inimesed on omavahel võrdsed, me oleme võrdseltelt alustelt alustanud küll erinevates keskkondades, kuid meil on, kui me väga tahame võrdsed võimalused luua ja meie lähedased on meiega kohe kindlasti võrdsetel alustel, et me ei vaata kellelegi ülalt alla või alt ülesse, vaid me loome selle tasakaalu kodus, selles rutiinis, mis on juba tekkinud. Teeme ümberkorraldusi nii, et me pöörame tähelepanu neile, kes ei ole seda saanud, või siis pöörame tähelepanu endale, kui me ei ole endale seda lubanud. Aitäh ja olge hoitud!